Mind koondati. Mida nüüd teha? Kui te olete koondamisteate firmast kätte saanud, siis tasub pöörduda kohe Töötukassasse. Isegi siis, kui teil ei ole tööleping veel lõppenud, saate te kasutada tööturuteenuseid. Aga kui teil on tööleping lõppenud, siis saate te ennast juba töötuna arvele võtta. Ja selleks tuleb kaasa võtta vajalikud dokumendid, see on siis pass või ID-kaart, tööleping, millel on kirjutatud ka töölepingu lõpetamise põhjus, tööraamat, kui teil on olemas, ja soovitav oleks kaasa võtta ka haridust tõendav dokument. Kirjutasin ise lahkumisavaldusele alla ning nüüd olen töötu. Mida teha? Kui te kirjutasite alla vabatahtlikult ja asutegi uut tööd otsima, siis on teie järgmine samm ikkagi pöörduda Töötukassa kohalikku osakonda ja registreerida ennast töötuks. Milliseid toetusi Eesti Töötukassa töötule pakub? Kui te olete koondatud või töölt lahkunud teist mitteolenevatel põhjustel, sinna siis kuuluvad ka tervislikud põhjused, kui need on arstitõendiga kinnitatud, siis tähtajaliste töölepingute lõpetamine, katseaja ebarahuldavad tulemused, siis on teil õigus töötuskindlustushüvitisele. See tähendab siis seda, et te olete maksnud töötuskindlustusmakseid oma palgast iga kuu ja siis te võtategi nende maksete kohta tõendi oma viimaselt tööandjalt viimase 3 kuu kohta ja esitate ühtlasi ka kõik muud töölepingut lõpetavad dokumendid ja siis te esitate töötuskindlustushüvitise taotluse Töötukassale. Ja töötuskindlustushüvitis on seotud teie viimase 12 kuu palgaga. Ja kui te olete lahkunud omal soovil või poolte kokkuleppel töölt, siis on teil õigus ainult töötutoetusele, mis on siis kindel fikseeritud summa ja mis tuleb siis riigieelarvest ja mis ei ole kuidagi seotud teie palgaga. See on siis umbes 1000 kraani kuus. Kas töötul on ka kehtiv ravikindlustus? Praegu kehtiva seaduse järgi on kõikidel registreeritud töötutel Eesti Vabariigis kehtiv ravikindlustus. Täpselt selleks perioodiks, kui nad on töötuna arvel. Olenemata sellest, kas nad saavad mingeid muid toetusi või ei saa. Millist tööd te Tislerile pakute? Tisleritel on võimalik ka minna muule puutööle, näiteks väikese väljaõppega õppida mööblidisleriks, asuda hoopis mööblivalmistamisfirmasse tööle. Selleks me pakume tööpraktikat. See tähendab siis seda, et kui teil on ainult puidutisleri väljaõpe, aga mööbliga te ei ole siiamaani tegelenud, siis on võimalik teid suunata mööblifirmasse kuni 4 kuuks. Tööpraktika tähendab seda, et te olete seal nagu õpipoiss, õpite meistri juures välja ja kui te saavutate selle firmaga kokkuleppe, siis te saate seal ka edaspidi tööle asuda.